Kas oled kunagi mõelnud, miks mõned inimesed tunduvad enesekindlad ja sihikindlad, samas kui teised tunnevad, et nad on justkui oma harjumuste vangid? Vastus peitub selles, milliseid harjumusi me endale loome, sest harjumused ei ole lihtsalt tegevused, mida me iga päev teeme, need kujundavad selle, kes me oleme. Kui sa soovid saada kellekski teiseks või pigem oma parimaks versiooniks, siis ei ole küsimus ainult uute harjumiste loomises, vaid iseenda teadlikkus kujundamises. Iga väiksemgi harjumus, olgu see siis hommikune venitus, tervislikum toitumisvalik või teadlikum ajakasutus, on samm selles suunas, kelleks sa saada tahad. Paljud inimesed püüavad muuta oma harjumusi eesmärgipõhiselt. Nad ütlevad, ma tahan kaalust alla võtta, ma tahan rohkem lugeda või ma tahan varakult ärgata, kuid eesmärgid iseenesest ei muuda inimest. Kui sa tahad tõeliselt muutuda, siis tuleb harjumusi vaadata kui osa sinu identiteedist. Kui sa ütled endale, ma olen inimene, kes hoolitseb oma keha eest, siis on palju lihtsam tervislikke valikuid teha. Kui sa usud, et oled hea lugeja, siis tundub igapäevane raamatu kättevõtmine loomulik. Harjumused kinnitavad identiteeti ja identiteet suunab harjumusi. Harjumuste kujundamisel ei ole kõige olulisem suured ja drastilised muutused, vaid järjepidevad ja väikesed sammud. Kui soovid saada kellekski, kes teeb regulaarset trenni, siis ei ole vaja kohe hakata tegema tunde kestvaid treeninguid. Piisab sellest, kui paned iga päev spordiriided selga ja teed 5 minutit harjutusi. Kui see muutub loomulikuks, saab järgmine samm alguse. See on põhjus, miks harjumused määravad meie tulevikku, sest need pole lihtsalt tegevused, vaid otsused selle kohta, kes me oleme. Muutused ei ole lihtsad, sest aju eelistab tuttavat ja mugavat. Sellepärast tulevad vanad harjumused sageli tagasi, eriti kui oled väsinud või stressis. Siin aitab teadlikkus. Kui sa märkad, et langesid tagasi vanasse mustrisse, siis ära näe seda läbikukkumisena. Selle asemel küsi endalt, miks see juhtus, mida ma saaksin teha, et järgmine kord paremini reageerida. Oluline on ka keskkond. Kui sa tahad hakata rohkem lugema, siis jäta raamat nähtavale kohale. Kui tahad vähem telefoni kasutada, siis tee see endale raskemaks. Pannes telefon näiteks teise tuppa. Keskkonna muutmine on üks lihtsamaid viise harjumuste juhtimiseks. Harjumused ei ole ainult tegevused. Need on valikud selle kohta, kes me oleme. Kui tahad midagi muuta, ära keskendu ainult tulemustele. Küsi endalt, milline inimene teeks seda, mida ma tahan teha. Ja seejärel hakka elama nii, nagu sa oleks juba see inimene. Sest lõppkokkuvõttes ei loo sa lihtsalt uusi harjumusi, sa lood iseennast. Aitäh ja peatse kuulmiseni!